Et millal alkoholiprobleemidega arsti poole pöörduda, ega selleks päris õiget aega ei ole. Et võib-olla on hetked, millal see ei ole kõige sobivam, on siis, kui inimene on purjus, sest seda sisukat juttu on siis raskem ajada. Põhimõtteliselt iga inimene, kui ta tunneb, et tal on alkoholiga probleemid tekkinud või ta seostab mingeid probleeme alkoholi tarvitamisega, siis ta võiks nendest oma perearstiga rääkida või pöörduda ka psühhiaatri poole. Mida varem raviga pihta hakata, seda suurem on tõenäosus, et õnnestub vältida mitmesuguseid tervisekahjusi, mis regulaarsel alkoholi tarvitamisel tekivad. Tänapäeval vaadeldakse alkoholi tarvitamise häiret kui ajuhaigust. Et tegemist ei ole siis iseloomunõrkusega või sellise moraalse veaga, et see on samasugune psüühikahäire nagu kõik teised. Suurt osakaalu pööratakse ka sellele siis, et inimesed teaksid rohkem sellest, kuidas alkohol nende vaimset tervist mõjutab. Fookus on läinud sellele, et rohkem kasutatakse mitmesuguseid psühholoogilisi sekkumisi, et mõistetakse, et sellise psühholoogilise toetuse jätkuva motiveerimise osakaal alkoholi tarvitamise häireravis on väga oluline. Ja ära on võib-olla kadunud mõned sellised meetodid, mida kasutati varem, et neid enam ei soovitata. Mõningad placebo-efektil põhinevad sekkumised nagu süstid ja ampulli panemine, et seal see tõenduspõhisus on suhteliselt väike ja on leitud, et erinevust placeboga ei ole, et ilma toimeta nagu ravimit manustatakse. Mis on veel muutunud, on võib-olla see võimalus või paindlikkus eesmärkides. Et kui varem oli aktsepteeritud ravi eesmärgiks absoluutne kainus, siis tänapäeval on leitud seda, et oleks mõistlik vahel seada ka selliseid vahe-eesmärke, et vähendada alkoholi tarbimist ja on siis ka leitud, et ka lihtsalt sellest joodud koguste vähendamisest on tervisele kasu. Ja selleks, et abi saada, ei pea ootama, kuni on tekkinud sõltuvus. Et alkoholi tarvitamisest tingitud tervisekahju avaldub juba oluliselt varem, ka siis, kui ka liigtarvitamise perioodis. Sellepärast oleks mõistlik, et kõik, kes tunnevad, et alkohol nende elu on kuidagi negatiivselt mõjutanud, pöörduksid arstile. Ravil on põhimõtteliselt 3 komponenti, et üks on inimese motiveerimine, teine on uute toimetulekutehnikate õpetamine kriisisituatsioonides ja 3. komponent on ravimid, kui nad on vajalikud. Sõltuvalt sellest faasist, millal inimene ravile tuleb, on nende sekkumiste osakaal erineva tähtsusega. Et alguses on inimest vaja motiveerida, kui ta on otsuse juba langetanud, siis on võimalik valida, milline on temale kõige sobivam ravisekkumine. Kui inimene pöördub ravile, siis kõigepealt ta kohtub vaimse tervise õega, kes kaardistab probleemid, vestleb temaga alkoholi tarvitamisest, sellest, kas on mingeid teisi kaasuvaid vaimse tervise probleeme. Peale seda läheb siis inimene arsti vastuvõtule, kellega vesteldes selgub, et mis on mõistlik ravi eesmärk ja kuidas seda saavutada. Paljud patsiendid satuvad ka psühholoogi juurde, tema kaardistab probleeme, selgitab, kas on kaasuvaid vaimse tervise häireid ja annab inimesele nõu, kuidas käituda riskisituatsioonides ja toetab selliste toimetulekustrateegiate väljakujundamisel. Psühhiaatril on ravimeeskonna liikmena väga oluline roll. Kõigepealt tema siis diagnoosib haigust, määrab, kas on tegemist sõltuvusega, kuritarvitamisega või liigtarvitamisega. Koostöös patsiendiga ta seab ravi eesmärgid, koostab raviplaani. Samuti psühhiaater hindab, kas on kaasuvaid psüühikahäireid ja kas on kehalisi haigusi. Psühhiaater saab määrata ravimeid, ta peab hindama ka, kas need annavad koostoimeid mitmesuguste teiste ravimitega, mida patsient võib kasutada ja samuti psühhiaater siis jälgib patsienti kogu selle raviperioodi jooksul, millised on ravitulemused, kas on vaja midagi muuta. Psühhiaater otsustab, kas raviga on üldse võib-olla vaja alustada haiglas, teatud juhtudel see on vajalik.
Kui kaua kestab alkoholi tarvitamise häireravi? Et see sõltub, kas on tegemist kuritarvitamise või sõltuvusega. Kui häire ei ole nii kaugele arenenud, siis on ta vast lihtsamini kontrolli alla saadav ja saab piirduda sellise üheaastase raviperioodiga. Et kui inimene on endale eesmärgiks seadnud olla kaine, siis seda kainust hakatakse lugema siis, kui on möödas 6 kuud. Tagasilanguse risk on veel kõrge järgneva 6 kuu jooksul. Et kui inimene on ikkagi aasta otsa suutnud olla kaine, siis on prognoos päris hea. Kui inimene teadvustab, et tal on tekkinud mingid probleemid, mida ta ise seostab alkoholi tarbimisega, siis kindlasti ma julgustaksin neid inimesi pöörduma perearstile või psühhiaatrile. Alkoholi tarvitamise häire tänapäeval on suhteliselt hästi ravitav ja edukus ulatub seal 50–60%. Ka nendel juhtudel, kui inimene on juba teinud katseid vähendada alkoholi tarbimist ja tal ei ole see õnnestunud, tasuks kindlasti pöörduda arstile. Üheskoos leiab viisi, kuidas soovitud eesmärgini jõuda ja kuigi vahel tundub, et see esimene samm on kõige raskem, tuleks ikkagi astuda, et kõik suured muutused algavad nendest väikestest sammudest, mis on vaja teha.